Tervist! Ma tahaksin teile rääkida sellest, kuidas Microsoft Accessi andmebaasi korral jõustada andmebaasi tasemel täiendavaid piiranguid andmetel, et vältida ilmselgelt ebaõigete või ebasobivate andmete registreerimist ja et seda kontrolli teeks siis andmebaasi süsteem. Samuti tahan ma teile näidata seda, et kuidas ma saan Accessis neid tabeleid täiendada sellisel viisil, et kui kasutaja läbi Accessi pakutava graafilise kasutajaliidese vaatab neid tabelites olevaid andmeid, et siis ta näeb andmeid sobival kujul esitatuna või formaaditud. Nii et mul on siin loodud andmebaas kahe tabeliga, tabelamet ja töötaja. Ja kui ma avan pildi, mis näitab mulle siis andmebaasis olevaid tabeleid ja nende vahelisi seoseid, siis tegelikult siit pildi pealt on näha, et tabelis amet on veerg ametkood primaarvõti, et selle veeru ees on võtmekese märk, tabelis töötaja, veerg töötaja ID on primaarvõti, selle veeru nime ees on võtmekese märk ja lisaks sellele tabelis töötaja veerul ametkood on välisvõtme kitsendus. Et seda näitab see seos, mis on visuaalselt siia pildi peale välja toodud. Lisaks sellele on kõikides nendes tabelites peaaegu kõik veerud kohustuslikud, ehk ei luba neid SQL-i nalle või tühje lahtreid, erandiks on siis veerud eesnimi ja perenimi. Aga ma tahaksin jõustada reegli, et vähemalt üks kahest, kas eesnimi või perenimi peab olema määratud. Ja lisaks sellele tabelis amet veerg nimetus on ka unikaalne. Aga siiski oleks mul täiendavaid piiranguid, mida ma tahaksin nendele tabelitele lisada selleks, et kontrollida andmeid, mida saab nendesse tabelitesse panna. Ma võtan lahti ametitabeli ja sisestan siit graafilise kasutajaliidese kaudu ühe rea. Nagu te näete, rea lisamine õnnestus. Ja nüüd ma võtan ja kustutan siit juhataja väljast ära väärtus. Et tegelikult mul on nüüd siin selline tühi lahter, vaatamata sellel, et veerg nimetus on kohustuslik veerg, sellel on not null kitsendus ja et null marker või märgis, või mis siis näitab, et väljas väärtus puudub, et see ei ole siin väljas lubatud. Küll aga praegu selle veeru nimetuse korral lubab Access siin veerus salvestada tühje stringe. Nii et kui ma jätsin selle välja jaoks väärtuse sisestamata ja kustutasin siit väärtuse ära, siis tegelikult siia välja kirjutati tühi string. Ja nüüd see tegelikult tekitaks segadust, kui ma tahaksin andmeid otsida. Et kui ma nüüd kirjutaksin päringu, et leida kõik ametid, mille korral nimetus on määramata ehk null, selle päringu tulemuses ei ole mitte ühtegi rida. Ja kui ma kirjutan päringu, et leia kõik ametid, mille korral nimetus on tühi string, et siis selle päringu tulemuses on üks rida. Nii et tühi string on väärtus, ta on küll selline väga lühikene väärtus, aga ta siiski on väärtus, samas kui siis see SQL-i null on siis tähis märgend, mis siis näitab seda, et väärtus puudub. Ja selleks, et mul ei tekiks nüüd sellist segadust, et võib-olla osades väljades on mul näiteks string, mingites väljades on näiteks SQL-i null, et siis ma tahan ära keelata tekstiliste veergude korral selle, et seal tekstilises veerus saaks registreerida. Ja seda on võimalik Accessi pool teha läbi graafilise kasutajaliidese. Nii et kui ma valin siit Design View, siis ma lähen nüüd selle tabeli disaini vaatesse.
Ja siin selles tabeli disaini vaates mulle näidatakse siis selle tabeli veerge, täpselt sellises järjekorras, nagu need veerud on seal tabelis. Ja kui ma klõpsan veeru peal, siis kui ma siin klõpsan selle veeru pealt, teen selle aktiivseks, siis siin akna alaosas on nüüd näha need veeru omadused. Ja siit on mul võimalik neid veeru omadusi muuta. No tegelikult näiteks see, et field size 50, et see tuli sellest, et mul oli tabelis vastava veeru defineerimisel andmetüübiks määratud varchar maksimaalse väljapikkusega 50. Required yes tuli sellest, et tabeli loomise lauses vastava veeru defineerimisel kasutatud not null kitsendust. Indexed yes no duplicates, et see tuli sellest, et mul oli tabeli loomise lauses määratud, et veerdnimetus peab olema unikaalne, et seal olevad väärtused peavad olema unikaalsed. Ja tegelikult, nagu te näete, soovi korral ma saaksin neid omadusi muuta ka siit selle graafilise kasutajaliidese kaudu. Aga mul on siin võimalus ka muuta sellist omadust nagu on allow zero length ehk luba nullpikkusega, mis vaikimisi tekstiliste veergode korral on siis yes. Ja see luba nullpikkusega ütleb siis seda, et selles veerus on lubatud tühjad stringid. Ja kui ma tahan tühjade stringide lubamise siit ära võtta, tahan öelda, et selles väljas või selles veerule vastavates väljades tühja stringi ei tohi olla, siis ma pean määrama siit allow zero length. Ja nüüd, kui ma lähen tagasi tabeli vaatesse, siis kui ma nüüd üritan selle välja tühjada, siis ma saan sellise veateate. Sellepärast, et tühjad stringid ei olnud lubatud, nüüd access eeldas, et ma tahan panna nimetuse välja selle nulli, aga kuna nimetuse veerg on kohustuslik veerg, sellel on not null kitsendus, siis see ebaõnnestus. Ja ma ei saa nimetuse puhul enam tühja stringi kasutada. Ja tegelikult ma tahaksin samasuguse muudatuse teha siin kõikide tekstiliste veergode korral. Nii et kui ma võtan lahti tabeli töötaja, siis ka siin on tekstilisi veerge. Nii et ka siin kõigepealt siis kontaktaadress määran allow zero length no, eesnimi määran allow zero length no ja perenimi määran allow zero length no. Ja vaat need eesnimi ja perenimi, vaat need on sellised veerud, mis lubavad ka SQL-i nalle. Ja nüüd tegelikult ütleme, miks pärast see access siin nii-öelda pakub välja seda võimalust, et kas te tahate lubada või mitte lubada neid tühje stringe, et siis siin selle süsteemi disainerite või kavandajate vaates pakuks see siis võimaluse registreerida nii-öelda erinevaid väärtuse puudumise põhjust. Et mul mingisugune väli võib olla tühi ja kui see väli on tühi ühel põhjusel, siis on seal väljas null, kui väli on tühi teisel põhjusel, siis on seal väljas tühi string. Aga mina ei soovi siin sellist võimalust kasutada, et tahan, et asi oleks ühene ja sirgjooneline. Kui tekstilises väljas on väärtus, siis see väärtus ei tohi olla tühi string. Ja kui väli lubab, et seal või veerg lubab, et seal väärtus võib puududa, siis tuleb sinna välja lisada see SQL-i null. Et niimoodi tekib ka vähem segadust näiteks vastava veeru põhjal päringute tegemisel. Nii et kõikide veergode puhul ma keerlasin siis ära selle tühja stringi, öeldakse nullpikkusega stringi kasutamise selles veerus oleva väärtust. Ja tabeli kinni kasutan siin näiteks kiirkorraldus Ctrl-V, et siis ütlen, et jah, et ma soovin salvestada neid muudatusi. Nüüd tegelikult on veel piiranguid, mida ma tahaksin siin jõustada. No, näiteks võtame praegu, ma saaksin registreerida, et maksimaalne töötundide arv nädalas on -40 või maksimaalne töötundide arv nädalas on 5000. Et see on ilmselgelt ju ebaõige. Et saa olla see negatiivne arv ja ei saa olla nädalas töötunde rohkem, kui on nädalas tund.
Nii et ma tahaksin panna siia peale piirangu, et maksimaalsete töötundide arv, et see peaks olema siis vahemikus 0–50 otspunktid kaasa arvatud. Nüüd tegelikult Access toetab SQL standardi klassikalisi check-kitsendusi, mis siis võimaldavad defineerida selliseid täiendavaid piiranguid tabeli veergudel. Nii et kui ma näiteks võtan ja käivitan sellise lause, alter table amet, run, siis lisasin selle lausega tabelisse siis check-kitsenduse, mille kohaselt siis maksimaalne töötundide arv nädalas peab olema vahemikus 0 ja 5. Kui ma üritan siin teha mingisugust andmemuudatust, siis ei ole kooskõlas selle reegliga. Et siis sellisel juhul mulle näidatakse veateadet ja väga tüüpiliselt andmebaasi süsteemidele selles veateates näidatakse kitsenduse nime, mille vastu ma eksisin. Ja ütleme niimoodi, et kui ma annan sellele kitsendusele sellise hea ja ilusa nime, arusaadava nime, siis kindlasti aitab kaasa sellele veateatest arusaamisele, aga küsimus on, et kas oleks võimalik saada veel ilusamaid veateateid ja vastus on, et Accessi puhul see tegelikult on võimalik. Et Accessi puhul ma saaksin siia tekitada ka ilusama veateate. Teine asi, mis ka seostub selle check-kitsendusega, on see, et kui olete tabel defineerinud check-kitsendus, siis ei ole võimalik seda tabelit enam läbi graafilise kasutaja liidese delete klaafile vajutades ära kustutada. Et ma lihtsalt praegu prooviks, vajutasin siin delete klaafi, et kustutada ära tabel amet, aga mulle öeldakse, et see ei ole võimalik, sellepärast et selle tabeliga on seotud see check-kitsendus. Et see ei ole iseenesest mingisugune viga või ütleme selline probleem, sest et kindlasti see piirangute jõustamine on hästi oluline, aga lihtsalt teadmiseks, et siin selline käitumine eksisteerib. Nii et mida ma praegu teen, on see, et ma kustutan maha selle check-kitsenduse, mille ma siia tabelile lisasin. Selleks siis käivitan lause alter table, drop constraint ja siis selle kitsenduse kustutamise lauses tuleb ära näidata ka kitsenduse nimi. Et see on ka muideks illustratsioon sellele põhjusele, et miks pärast tuleks tabelite defineerimisel kitsendustele anda ise nimesid. Et kui te tahate kunagi tulevikus sellest kitsendusest loobuda, kitsenduse eemaldamiseks kasutada SQL lauset, siis te peate teadma selle kitsenduse nime, et te saaksite selle nime alusel selle kitsenduse eemaldada. Nii et näete, kui ma nüüd veel selle käivitan, et mulle öeldakse, et enam seda lauset täita ei õnnestu, sellepärast et sellise nimega kitsendust siin ei ole. Ja nüüd ma ütlesin, et on mul võimalik teha niimoodi, et tegelikult oleks siin selline ilusam veateade. Et kui ma üritan andmemuudatust, mis siis ei ole reeglitega kooskõlas, et ma saaksin siis sellise ilusama veateate ja vaat selle jaoks on mul võimalik ära määrata tabeliga seoses või tabeli veeruga seoses valideerimisreegel ja valideerimistekst. Et valideerimisreegel, et see on siis täiendav piirang veerus, antud juhul veerus olevatele andmetele ja validation text on siis see veateade, mida kasutajale esitatakse, kui see andmemuudatus selles veerus või veerule vastavus väljas ei ole siis kooskõlas selle reegli. Et ükskõik, kas ma siis lisan uut rida või uuendan olemasolevat rida. Ja näete, mul on võimalik siis sellele veerule näiteks lisada selline valideerimisreegel between 0 and 50, et between predikaat SQL-is siis võimaldab kontrollida, et kas väärtus on vahemikus ja see between predikaat ka arvestab vahemike otspunktidega. Ehk siis 0 ja 50 on kaasa arvatud. Alternatiivselt ma võiksin kirjutada suurem võrdne 0 and väiksem võrdne 50. Et ma võiksin kirjutada ka näiteks sellise valideerimisreegli, et see teeb sama välja. Ja siis on mul võimalik lisada siia valideerimistekst
mida siis kuvatakse, kui ma eksin selle reegli vastu. Nii et lähen uuesti siia tabelis andmete vaatesse, et ma näen tabelis olevaid andmeid, palutakse siin see tulemus salvestada. Ja kui ma üritan siin registreerida väärtust -40, et siis mulle hüppab lahti selline aken, kus kohas mulle näidatakse seda valideerimisteksti. Ja see on kindlasti selline ilusam ja arusaadavam veateadus. Nii et ütleme, et veateadete arusaadavus ja selgus, et see on kindlasti üks oluline kasutatavuse aspekt. Samas ilmselt olete ka ise kogenud, et sellest tänapäeva süsteemides sageli need veateated ei ole nii head ja arusaadavad, kui tahaks. Ja sellepärast, kui on siis selline võimalus kasutada süsteemi, kus kohas te saate üsna lihtsa vaevaga sellise ilusa veateate, et siis sellisel juhul tasuks seda kasutada. Nii et see oleks ka siis põhjendus, et kui te näiteks oma andmebaasi disainite siis Access'is, siis nende check kitsenduste asemel üldjuhul kasutada siis valideerimisreegleid koos valideerimistekstiga just nimelt selle eesmärgiga, et saada ilusam veateade. Et need check kitsendused, nagu öeldud, on ka Access'is toetatud ja see on siis SQL andmebaasides selline standardne viis, et kuidas siis selliseid täiendavaid piiranguid tabelis olevatele andmetele jõustada. Nüüd üks kommentaar nende valideerimisteksti lisamise kohta. Et kui teil on selles valideerimistekstis reavahetus, et siis kustutage need reavahetused eelnevalt ära. Ja seda näiteks sellel põhjusel, et ma panin siia praegu valideerimisteksti, et siin on sees reavahetus. Nii, et ma proovin siit andmeid võtta, et ma saan nüüd ütleme sellise veateate, kus on ka see reavahetus olemas. Aga samas nende probleem on selles, et kui ma nüüd võtaksin lahti selle tabeli disaini vaates, et siin teha parandusi, et siis tegelikult jääb mulle pealiskaudsel vaatamisel mulje, et mul siin on tegelikult see valideerimistekst poolik. Ja võib-olla esimene mõte on see, et ma tahaksin lisada siia lõppu uuesti selle valideerimisteksti kirjeldus. Ja kui ma siis lähen siia ja teen andmemuudatuse, et siis tegelikult tulemuseks on see, et mul on nüüd kahekordselt. Siia on see kirjutatud ja siia on see kirjutatud. Nii et parem oleks siin selle valideerimisteksti puhul siis teha niimoodi, et ta on ühel real ja need reavahetused on siit juba eelnevalt ära võetud, kui te need siia lisasite. Nüüd on sellega korras. Et juhin veel tähelepanu, et siin Access'i graafilises kasutajaliides, et see ei ole mitte olemasolev rida tabelis, et see on uus rida andmete lisamiseks ja see 40 on siis vaikimisi väärtus, mis on ka sellele veerule defineeritud. Nüüd edasi, kui ma vaatan veergu minimaalne palk, et siis ma näen, et siin on ees et Suurbritannia naela sümbol. Ja millest see tuleb? Et kui ma vaatan siit Windowsi sätteid ja vaatan siit, milline on siis see Windowsis antud arvutis määratud valuuta täis, et siis ma näen, et siin on tegemist null'tega. Samas on ette nähtud, et selles veerus hoitakse minimaalset palka eurodes. Nii et selleks, et nüüd määrata, et siin tuleks igal juhul näidata eurosümboleid, et siis on võimalik ära määrata selle veeru puhul see formaat. Nii et kui ma klõpsan siin selle veeru peal ja vaatan veeru omadusi, siis siin see esimene alajaotus on kohe või valik on kohe format ja siit ma saan valida euro. Nii et kui Windowsi kohal
valuutate järgi on siin see valuutatähis inglise naelad, et siis tegelikult näidatakse mul siin selle väärtuse eest siis euro sümbolit. Nüüd, kui ma tahaksin siis jõustada piirangu, et minimaalne palk peab olema suurem kui 300 eurot, et siis ma lisan siia sellise valideerimisreegli, et see palk on suurem kui 300 ja lisan siia ka valideerimisteksti. Kui te seda valideerimisteksti lisate, siis ei ole seda vaja panna jutumärkidesse. Et muidu näidatakse teile neid jutumärke ka selles veateates, mida kasutajana, et siia tuleks panna see tekst ilma märkidest. Nii et kui ma üritan siia panna näiteks nüüd, et minimaalne palk on 200, et mulle öeldakse, et minimaalne palk peab olema suurem kui 300 eurot. Nüüd järgmiseks on mul selline reegel, et kui töötunde nädalas on rohkem kui 40, siis minimaalne palk peab olema suurem kui 600. Ja vot siin on tegemist tegelikult sellise assotsiatsiooni reegliga, siis ütleb seda, et kui kehtib tingimus B, siis peab kehtima ka tingimus Q. Ja siin see operaator on siis implikatsiooni operaator. Et sellist operaatorit Accessis ega ka SQL keeles ei ole, aga tegelikult mul on võimalik nüüd implikatsioon avaldada siis loogikaoperaatorite not ja or kaudu. Ehk see avaldis on loogiliselt samaväärne sellega. Ja kui nüüd tingimus P on selline, et maksimaalne töötundide arv nädalas on suurem kui 40 ja Q on see, et minimaalne palk peab olema suurem kui 600, et siis see valideerimisreegel on selline. Not P or Q. Ja vaat siin siis vaadake, et on kirjutatud need veergude nimed nurksulgudesse, et see on siis selline Accessi kirjapilt, et kui te nüüd defineerite sellist valideerimisreeglit, kus kohas te peate siis ka viitama tabeliveergudele, et siis te peate panema need veeru nimed nurksulgudesse. Nüüd, kuhu kohta selline valideerimisreegel lisada? Et vaadake need valideerimisreeglid. Ma praegu lisasin see maks töötunde nädalas, min palk. Need on reeglid, mida on võimalik kontrollida ainult selle väärtuse alusel, mis lisati sellele veerule vastavasse välja. Et selle reegli kontroll ei hõlma selle tabeli erinevaid veere. Ja tänu sellele on võimalik seda defineerida sellise veerutaseme valideerimisreegli. Et kui ma nüüd tahan defineerida sellist valideerimisreeglit, mille kontroll hõlmab rohkem kui ühte veergu, et siis sellisel juhul on mul vaja siit ülevalt lindi pealt leida üles see menüü table design ja klõpsata siin sellise nubu peale nagu property sheet ehk atribuudileht. Nii et tabeli kujundus atribuudileht, kui te kasutate eestikeelset Office'it. Ja näete, avaneb selline atribuudileht, kus kohas on ka need väljad validation rule ja validation text. Ja vot need on siis mõeldud selliste tabelitaseme valideerimisreeglite kirjeldamiseks, kus see reegel hõlmab siis, mille korral siis selles reeglis viidatakse rohkem kui ühele selle tabeli veerule. Nii et ma võtan ja kirjutan selle valideerimisreegli siia ja lihtsalt vaatame näidet, et kui ma jätan selle valideerimisteksti määramata, et mis siis juhtub, et ütleme, paneme, et siin maks töötunde nädalas on 50 ja üritame inimesele panna ametikohta panna selle minimaalse palga 500. Et kui ma jätan selle valideerimisteksti määramata, et siis ütleme, see tulemus on üsna sarnane sellele, kui ma defineerin check-kitsendust. Et lihtsalt check-kitsenduse korral mulle näidatakse seda kitsenduse nime, nüüd näidatakse mulle seda valideerimisreeglit. Et jällegi, et tuleks lisada ka see valideerimistekst, just nimelt selleks, et anda siis kasutajale sellist võimalikult arusaadavat tagasi. Nii et kui ma siia valideerimisteksti ja üritan nüüd määrata, et palk on
500, siis mulle öeldakse, et kui töötunde nädalas on rohkem kui 40, siis minimaalne palk peab olema suurem kui 600. Ma üritan panna 600, on ikka vead, aga kui üritan siia panna näiteks 601, et siis ma enam veateadet ei saa. Nii et need olid siis täiendused tabelisse amet. Nüüd tahaksin teha ka täiendusi tabelis töötaja. Et kõigepealt tabeli töötaja puhul veerg sünnikuupäev. Lisan siia ka siis ühe rea andmeid. Et näete, kui ma sisestan andmeid, vaatate, et siin selle registreerimise aja väljas on justkui need tärnikesed, et see tuleb sellest, et siin graafilises kasutajaliides see veerg on liiga kitsas, et kui te tõmbate selle veeru laiemaks, et siis ta paistab parem. Ja nüüd on mul tegelikult siis selline soov, et kõigepealt selle sünnikuupäeva puhul näidatakse mulle siis lühikest kuupäeva short date. Et selleks ma valin siis siit formati short date. Et mulle kellaaega seal juures kunagi ei näidata, et mulle näidatakse alati ainult kuupäev. Siis, kui mul on selline reegel, et sünnikuupäev peab olema vahemikus 1. jaanuar 1920 ja tänane kuupäev, otspunktid kaasa arvatud, siis see valideerimisreegel võiks siis olla näiteks selline. Nüüd, mida selle valideerimisreegli kohta öelda, et esimene asi on siis see, et kui te panete Access'is kirja kuupäeva stringe, siis see kuupäeva string Access'i puhul tuleb panna kirja nende trellikeste vahel. Et see on siis selline viis, kuidas Access'is neid kuupäeva stringe kirja pannakse. Nüüd see funktsioon date on Access'i puhul siis funktsioon, mis tagastab hetke kuupäeva ja kellaaja ja date +1 tagastab siis homse kuupäeva. Et kui ma kirjutaksin päringu, et kus ma siis liidan kuupäevale väärtuse 1, et siis täna, kui ma seda lindistust teen, on 16. veebruar 2024, ja mulle näidatakse, et siis üks päev edasi, homme on 17. veebruar 2020. Nii et kuupäevale on võimalik liita arv ja tulemuseks siis on kuupäev, mis on siis mingisuguse arvu võrra päevi hiljem. Et see arv näitab siis päevade arvu. Ja siin ma siis kasutan sellist kirjapilti, et see inimese sünnikuupäev peab olema vahemikus siis 1. jaanuar 1920, et on suurem võrdne kui 1. jaanuar 1920 ja ta peab olema teistpidi hiljemalt siis tänane kuupäev. Ja mida ma teen, on see, et ma viitan siin siis homsele kuupäevale, ehk siis esimesele väärtusele, mis peaks jääma sellest lubatud perioodist välja ja ütlen siis seda, et see kuupäev peab olema väiksem kui homne kuupäev. Et see on selline levinud stiil, kuidas SQL-i puhul neid ajaperioodidele seatud piiranguid kirja panna. Ja panen kirja ka valideerimisteksti, mis siis ütleb, et sünnikuupäev peab olema vahemikus 1. jaanuar 20 ja tänane kuupäev. Otspunktid kaasa arvatud. Nii et ma panen siia kirja siis selle ajahetke, mis on esimene ajahetk, mis jääb lubatud ajaperioodist välja ja ütlen, et see registreeritud väärtus peab olema igal juhul sellest väiksem. Kui ma üritan registreerida inimest, kes on sündinud aastal 1890, see ei lähe läbi. Ja kui ma üritan registreerida inimest, kes on aastal 2090, siis see ei lähe ka läbi. Et siis niimoodi. Nüüd veel, mis siis puudutab seda date funktsiooni kasutamist siin valideerimisreeglis. Tegelikult SQL keele standard üldiselt check kitsendustes sellist funktsiooni nagu current date
või ka näiteks current timestamp või local timestamp ei luba kasutada. Sellepärast, et need on sellised mittedeterministlikud funktsioonid, mis siis erinevatel ajahetkedel käivitades tagastavad erineva tulemuse. Ja tegelikult oleks võimalik siis defineerida, kui oleks nende kasutus check-kitsendustes lubatud selliseid ebakorrektseid kitsendusi. Objekti loomise kuupäev peab olema suurem kui tänane kuupäev. Ja ma sisestan selle objekti andmed, et andmete sisestamise hetkel määran andmed, mis sellele reeglile vastavad, aga natukene läheb aega edasi ja siis juhtub selline olukord, et tabelis on andmed endiselt olemas, aga nad enam ei rahulda seda valideerimisreeglit, mis on sellele tabelile defineeritud. Et selleks, et taolist olukorda vältida, siis SQLis üldiselt selliseid funktsioone ei saa check-kitsenduste puhul kasutada. Et süsteemides, kus neid saab kasutada, nagu näiteks Access või PostgreSQL, et seal tuleb siis olla ise ettevaatlik, et ei defineeriks sellist kitsendust, mille puhul tekib olukord, et kitsenduse andmete lisamise hetkel on andmed selle kitsendusega kooskõlas, aga mingisuguse aja möödudes andmed on endiselt tabelis olemas, aga nad enam tabelile defineeritud kitsendusega kooskõlas ei ole. Et siis tuleb olla ise tähelepanelik, et ta selliseid kitsendusi ei defineeri. Nüüd, kui ma tahan defineerida registreerimise ajale piirangu, et võimalikud väärtused on 1. jaanuar 2000 kuni 31. detsember 2099, ospunktid kaasa arvatud, kasutan jälle samasugust kirjapilti selle asja kirjapanemiseks. Et kui ma kirjutan siia selle kuupäeva niimoodi, et siis tegelikult vaikimisi eeldus on, et kellaaeg on selline. Et seda lihtsalt ei kuvata kasutajal. Et kui ma kellaaega kirja ei pane, siis eeldatakse, et kellaaeg on 00:00. Nii et ma ütlen, et see registreerimise aeg peab olema väiksem kui esimene ajahetk, mis jääb välja sellest otspunkti või vahemiku ülapiirist. Kui ma näiteks kirjutaksin niimoodi. Et siis tegelikult see tähendaks seda, et see vaikimise kellaaeg on 00:00 ja mul tegelikult jääks välja siit vahemikust peaaegu terve 31. detsember 2099. Nii et kui ma ütleksin siin nüüd neid andmeid muuta, et parem siia 31, 12, 2099. Kell 13:00, mis peaks olema ju veel selles lubatud vahemikus, siis ma saan näete veateate. Sellepärast, et see valideerimisreegel tegelikult on selline, et see kellaaeg siin on 00:00. Nii et üks variant on see, et ma kirjutaksin siis niimoodi 23:59, 59. Aga jällegi, et nüüd sõltuvalt andmebaasi süsteemist, et kui näiteks on veel lubatud sekundi murdosad siin selles ajatempli väärtuses, et siis ei pruugita nendega arvestada. Nii et selline hea stiil on siis panna kirja esimene ajahetk, mis jääb lubatud perioodist välja ja öelda, et siis see kuupäev või see ajahetk peab olema sellest ajahetkest väiksem. Nii et ma panen siia siis selle reegli, panen siia selle veateate ja määran ära ka formaadi. Määran, et formaat on general date. Üldine kuupäev, mulle näidatakse nii kuupäeva kui kellaaeg. Ja nüüd, kui ma paneksin siia siis 31, 12, 2099,
siis oleks see lubatud. On siia 2019. Niimoodi. Nüüd, mis puudutab Virgo, on aktuaalne, mis on siis tõeväärtustüüpi Virgin, et sellele ma tahan määrata siis formaadi false. Ja tegelikult mulle näidatakse praegu siin seda märkeruutu, et seda on võimalik siis ära määratavad siit kaudu. Et ma kui ma näiteks ei näiteks märkeruutu, et siis ma valin siit näita mulle textbox'i ja siit valin, et format on true false. Mulle näidatakse niimoodi. Aga mul on nagu öeldud siit lookupi alt võimalik ka määrata, et näita mulle siit hoopis seda märkeruutu ehk ja siis sellisel juhul on siin see siis niimoodi. Ja nüüd, mis siis puudutab veel neid piiranguid, mida ma tahan siin jõustada, siis mul on veel 2 reeglit. Kõigepealt esimene reegel on selline, et registreerimisaeg peab olema suurem kui sünnikuupäev. Ja teine reegel on selline, et eesnimi vähemalt üks 2, kas eesnimi või perenimi peab olema registreeritud. Et ei tohi olla niimoodi, et mõlemad on registreerimata. Et mõlemad võivad olla registreeritud, aga lubatud on ka see, et üks või teine puudub. Ja nüüd Accessi puhul mul, kui ma tahan siis neid defineerida siin valideerimisreegli kaudu, siis need tuleb jälle lisada selle tabelitaseme valideerimisreegli. Nii et veel kord, kui seda vaadata, et näete, lähen siia disaini ja kujundusvaatesse, valin siit property sheet. Ja siin on mul võimalik lisada siis neid tabelitaseme valideerimisreeglid. Ja reegel ise oleks siis selline, et mul on tegelikult siin 2 alamtingimust. Et üks alamtingimus on see, et registreerimisaeg peab olema suurem kui sünnikuupäev. Teine alamtingimus on see, et vähemalt üks 2, kas eesnimi või perenimi peab olema registreeritud. Ja need on siis omavahel kokku seotud selle AND operaatoriga, ehk mõlemad peavad nende andmete korral kehtima. Ja veel kord meenutan siis, et need Virgode nimed siin Accessi kirjapildi puhul, et need pannakse siis siia nurksulgudesse nende valideerimisreeglid. Ja nüüd, kui ma tahan valideerimisteksti, et siis tegelikult see valideerimistekst ka peab nüüd arvestama sellega, et mul on siin tegelikult jõustatud 2 reeglit ja see veateade, mida kasutajale kuvatakse, peab siis viitama mõlemale sellele reeglile. Ja võt see on tegelikult kasutatavuse mõttes probleem, et mul on siin 2 üksteisest sõltumatut reeglit, aga ma pean nad üheks valideerimisreegliks kokku panema ja pean tekitama ka ühise veateate. Ehk siis, kui kasutaja tegelikult nüüd hakkab andmeid muutma ja eksib ühe selle alamreegli vastu, siis talle tegelikult kuvatakse veateade, kus ta näeb mõlemad. Ja siis ta peab ise aru saama, et millise reegli vastu ta eksis. Nii et kui ma üritan siin praegu registreerida töötajat, kellel puudub nii eesnimi kui perenimi, siis ma näen sellist veateadet, kus tegelikult viidatakse 2 võimalikule probleemile. Et kasutatavuse mõttes see ei ole kõige parem. Ja kui ma perenime registreerin, et siis et see on lubatud. Ja nagu te mäletate, ma juba eelnevalt määrasin, et eesnimi ja perenimi ei tohi olla see tühistring, nullpikkusega string. Nii et juhul, kui eesnimi on olemas, siis ta peab olema midagi muud kui tühistring ja kui eesnimi ei ole, siis siia sellesse välja pannakse see SQL-i null, mis siis on see marker või märgend, mis tähistab väärtuse puudumist.